Tere tulemast kuulama! Täna süveneme materjali, mis vaatleb kulla ja hõbeda turu volatiilsust, selle mõjureid ja hetketrende. Alustame kohe esimesest teemast. See puudutab turu suurt närvilisust ja kuidas see erinevaid kauplejad mõjutab. Mainitud on ka mikro- ja minilepinguid. Jah, see närvilisus iseenesest, see on hästi eratapatud, selles pole kahtlust. Aga see võiks pakkuda nagu palju selgemat suunda just eri tüüpi kauplejatele. Et kes mida peaks tegema? Mida sa täpselt mõtled? Et jääb liiga üldiseks see soovitus või? Just nimelt, jah. Räägitakse küll, et mikrofutuurid on olemas neile, kes kardavad riski ja et suur volatiilsus peletab spekulante. Aga see ei lähe nagu süvitsi, et kuidas erinevad tegelased, päevakauplejad, pikaajalised investorid, riskimaandajad või isegi need, kes alles alustavad, kuidas nemad peaks seda praegust äärmustlikku kõikumist tõlgendama. See on midagi enamat kui lihtsalt, et kasuta väiksemaid lepinguid. Mainitakse, et spekulandid lahkuvad, aga mis see siis tähendab nende jaoks, kes alles jäävad? Või kuidas see strateegiaid mõjutab? Et kas see muudab näiteks turgu ennast kuidagi? Likviidsust või? Täpselt, kas on suurem libisemine või hinnaliikumised muutuvad teistsuguseks? See jätab nii kogenud kaupleja kui ka algaja natuke nagu nõutuks. Et mida ma selle infoga nüüd pista hakkan? Ma saan aru. See üldistus jätab küsimuse, et kuidas see mind puudutab. Kas see on teadlikult ettevaatlik, et mitte liiga spetsiifilist nõu anda või pigem analüüsilünk? Ma ise kaldun arvama, et see on just hea võimalus analüüsi süvendada tegelikult. Ma soovitaks et kas segmenteerida seda arutelu selgemalt või siis lisada konkreetsemalt kommentaared, kuidas mingi kaupleja arhetüüp võiks selles olukorras hakkama saada. Et mis signaale peaks just tema jälgima? Just. Mis on tema riskid, mis on tema võimalused just praegu? Selge. Aga kuidas see siis praktikas välja näeks? Oskad sa mõne näite tuua? Näiteks võiks olla mingi lõik, mis ongi selgelt suunatud eri gruppidele. Umbes nii, et kuigi mikrofutuurid vähendavad kapitaaliriski kõigile, peaksid pikaajalised investorid, kelle siht on väärtuse säilitamine, keskenduma ikkagi fundamentaalidele, reaalsed intressimäärad, keskpangade jutt, geopoliitika, ignoreerima lühiajalist müra. Okay. Samas lühiajalised spekulandid, kes just üritavad sellest volatiilsusest kasu saada, peaksid vaatama tehnilist pilti, mingid volatiilses indekseid, hinnamustreid lühikestel graafikutel, tund või 4 tundi, aga olema valmis ka suuremaks libisemiseks ja kasutama kindlasti stop-losse. See on loogiline. Riskimaandajad, ütleme tööstusettevõtted, nemad võiks kaaluda hoopis optsioone, et hindu lukustada. Ja uus tulmakaten, neil oleks praegu vist kõige mõistlikum kas demokontol harjutada või alustada ikka väga-väga väikeste positsioonidega, mikro- või isegi nanolepingutega, et lihtsalt õppida turgu tundma ilma suure riskita. Või siis üldse oodata natuke? Jah, täpselt. Mõnikord ongi kõige targem lihtsalt korraks kõrval astuda, kuni pilt selgemaks läheb. Ja võiks veel lisada selle spekulantide teema tohta, et spekulatiivse raha väljavool võib vähendada turu sügavust ja likviidsust. See tähendab, et suuremad orderid võivad hinda palju rohkem liigutada kui muidu ja see suurendab ootamatute hüpete riski. Selge. Selline detailsem jaotus annaks ikka palju konkreetsemad juhised. Lähme siis edasi. Teine punkt. Materjalis tuuakse hästi välja need vastandlikud tegurid, mis turgu mõjutavad, nagu näiteks USA valitsuse võimalik seisak. See võiks ju väärismetalle tõsta. Aga samas on aktsiaturud tugevad ja dollar ka tugevneb, mis peaks nagu alla suruma. See on päris keeruline kompot. Just. Ja see ongi teine koht, kus saaks paremini. Tekst toob need peamised vastandlikud jõud, majandusnäitajad, poliitika küll korrektselt välja, aga ta ei sünteesi neid piisavalt. Et mis on nende suhteline tähtsus või kuidas nad koos võiksid mõjuda lähiajal? Nii et probleem pole selles, mis on mainitud, vaid kuidas neid analüüsitakse või et ei analüüsita piisavalt nende omavahelist mõju. Täpselt, jah. Ühelt poolt on tõusutegurid, seisaku ebakindlus, oodatavad madalamad intressid, pinged maailmas. Teiselt poolt langustegurid, tugevad aktsiad, tõusev dollar, mingid tehnilised müügisignaalid, kauplejate hirm. Aga neid käsitletakse nagu eraldi tükkidena ja lugejale jäädki ebaselgeks, et millised neist võiksid siis domineerida või mis veel olulisem, kuidas nad omavahel reageerivad.
näiteks see, et kas rekordilised aktsiaturud võivad ise hoopis põhjustada korrektsiooni, mis siis kulda aitaks. Just. Või kui tugev on dollari mõju võrreldes sellega, mida intressimääradelt oodatakse. Ja see psühholoogiline pool, see hirm soosib karusid, see on nagu öeldud, aga jäetud õhku, et millal see hirm siis nagu päriselt lõõb. Et lugeja saab küll nimekirja, aga mitte nagu raamistikku, et kuidas neid oma mõtetes kaaluda. Jap, soovitaks pakkuda palju sünteesitumat vaadet. See ei pea olema kristallkuulist ennustamine muidugi, aga pigem selline analüütiline raamistik. Autor võiks näiteks proovida hinnata nende tegurite suhtelist kaalu just praegu. Või veel parem, uurida erinevaid stsenaariume, et mis juhtub siis, kui need konfliktid lahenevad üht või teistpidi. See aitaks lugejal paremini aru saada, mida jälgida ja kuidas mingi uudis võiks turgu mõjutada. Kuidas see süntees või stsenaarium siis välja võiks näha? Mingi näide? No näiteks võiks olla analüüs umbes nii. Kuigi tugevnev USA dollar on tavaliselt väärismetallidele halb uudis, peab arvestama Föderaalreservi juttu võimalikust intresside langetamisest järgmisel aastal. See võib dollari mõju oluliselt neutraliseerida, eriti kui ka teised keskpangad, nagu Euroopa Keskpank, liiguvad leebema poliitika poole. Okei. Seega, fookus lähikuudel peaks olema just sellel võitlusel, kas lühiajaline, riskikartlikkusest tulev dollari tugevus surub kulda alla või hakkab turg juba sisse hindama tulevast madalamate intressiaega, mis peaks kulda toetama. Tuleb jälgida keskpankurite sõnavõtte ja inflatsiooninumbreid. Selge. Või siis see psühholoogiline pool siduda konkreetsete tasemetega. See hirmufaktori mõju muutub ilmselt domineerivaks siis, kui aktsiaturgudel näeme mingit tehnilist murdepunkti. Näiteks, kui S&P 500 peaks sulguma allpool oma 200 päeva keskmiselt. Selline asi, isegi kui see on tehniline, võib vallandada laiema riskikartlikkuse ja suunata raha tagasi turvasadamatesse nagu kuld, isegi kui dollar samal ajal veel tugev. Et seoks selle hirmu konkreetse sõndmusega turul. Just. Selline stsenaariumipõhine lähenemine annaks palju selgema pildi võimalikest arengutest, mitte lihtsalt nimekiri vastandlikest jõududest. Jah, see teeks pildi kindlasti selgemaks, eriti praeguse segases olukorras. Lõpetuseks siis see 3. punkt, hõbeda $50 hinnaläve argument. Ma saan aru märkmetest, et seda esitatakse kui ühte keskset, võib-olla isegi kõige tähtsamat tegurit edasise suuna jaoks. See 50 tase on iseenesest päris huvitav fookus. On huvitav ja see rõhuasetus sellele $50 lävele kui määravale tegurile annab analüüsile kahtlemata sellise tugeva ja meeldejääva, isegi originaalse nurga. Aga probleem on pigem selle paigutuses ja kuidas see on raamistatud seal tekstis. Kuidas nii? Et kui see potentsiaalselt kõige olulisem tegur tuuakse sisse alles päris lõpus kokkuvõttes, siis see mõjub lugejale kuidagi järsult, ootamatult. Ma saan aru. Natuke nagu see Deus ex machina efekt, et lõpus tuleb jännes kübarast ja lahendab kõik ära. Täpselt, vot just see. Kuigi tekstis vist mainitakse korraks, et sellest räägiti ka eelmisel nädalal, siis ikkagi, kui sa rõhutad seda nii tugevalt ja nii hilja, siis see paratamatult vähendab kogu selle eelneva analüüsi kaalu. Kõik see jutt majandusnäitajatest, intressidest, geopoliitikast, psühholoogiast, see tundub siis tagantjärgi nagu ajatäide enne päris vastuse andmist. Ja pealegi see seos hõbeda ajaloolise käitumise selle taseme juures ja praeguste keeruliste turujõudude vahel, see ei ole nagu läbivalt sisse põimitud, see 50 tase tundub eraldiseisva punktina. Huvitav küll, aga mitte nagu loogiline jätk eelnevale. Nii et idee ise on tugev, aga esitusviis ja ajastus vähendavad mõju ja ei seo seda ülejäänuga. Just täpselt. See on narratiivi küsimus. Ma pakuks 2 varianti, kuidas seda parandada. Esimene. Too see hõbeda $50 teema varem ja järjepidevamalt sisse. Mitte igas lõigus, aga maini seda kui ühte olulist tehnilist või ajaloolist markerit juba siis, kui räägid teistest vastandlikest teguritest. See teeks terviku sidusamaks. Okei. Ja teine variant? Teine variant, kui autor tahab seda ikkagi lõpus rõhutada, siis raamista see järeldus palju selgemalt. Ütle otse välja, et see ongi nüüd see pöördepunkt või laksmustest keset kõiki neid varem kirjeldatud vastakaid signaale. Et see on nagu see viigimurdja. Jah,
Täpselt. See annaks sellele lõpumõttele rohkem kaalu ja seoks selle eelneva analüüsiga. Ei mõjuks nii eraldiseisvalt. Kuidas see siis, sõnastusena võiks välja näha? Kas see varasem integreerimise või siis see lõpuraamistamine? Integreerimise puhul võiks näiteks seal, kus on jutu vastandlikest näitajatest, lisada midagi sellist, kõigi nende keeruliste ja tihti vastukäivate signaalide, dollari tugevus versus intressootused taustal, võib ajalooline pretsedent anda vähemalt ühe konkreetse asja, mida jälgida. Eriti oluline on siin hõbeda käitumine $50 taseme juures. Ajalugu on näidanud, et selle taseme püsiv murdmine või sellest allapoole langemine on tihti tähendanud suuremaid trendi muutusi kogu väärismetallide turul. Nii et lisaks makropildile on see tehniline tase väga tähtis. See seoks selle loomulikult sisse. Ja see teine variant, lõpus raamistamine. Lõpus võiks kokkuvõtte sõnastada näiteks nii. Arvestades praegust erakordset ebakindlust ja vastakaid signaale alates Föderaalreservi sammudest kuni aktsiaturgude võimaliku korrektsioonini on selget pilti raske saada. Selles segaduses võibki just hõbeda võitlus selle psühholoogiliselt ja tehniliselt üliolulise $50 tasemega olla see kriitiline teetähis, see lakmustest, mis näitab, kas turg on valmis sisenema uude, pikaajaliselt kõrgemate hindadega ajastusse või kordub ajalooline buumi languse tsükkel. Selge pilt. Järgmised nädalad selle taseme ümber võivad anda väga olulist infot. See rõhutaks, et 50 tase pole lihtsalt üks fakt, vaid potentsiaalne võti selle praeguse analüütilise ummiku lähendamiseks. Need on väga head ja konkreetsed soovitused. Need aitaks kindlasti argumentatsiooni tugevdada ja analüüsi terviklikumaks muuta. Võtame siis tänase arutelu kokku. Keskendusime 3 peamisele tähelepanekule, et seda materjali lugeja jaoks veelgi paremaks muuta. Esiteks, see vajadus pakkuda selgemat ja segmenteeritumat suunamist eri kauplejatüüpidele praeguses volatiilses keskkonnas. Just. Et minna kaugemale mikrolepingute mainimisest ja pakkuda konkreetseid strateegiaid või riskijuhtimise mõtteid vastavalt sellele, kes on lugeja ja mis on tema eesmärgid. Teiseks, soovitus sünteesida paremini neid paljusid vastandlikke turusignaale. Ja, nagu dollari liikumine versus intressiootused või aktsiaturgude meeleolu versus geopoliitika, et mitte neid lihtsalt loetelda, vaid analüüsida nende suhtelist tähtsust ja koosmõju, kas siis tegureid kaaludes või stsenaariume läbi mängides. Ja kolmandaks siis see ettepanek hõbeda $50 argumenti paremaks integreerimiseks. Just. Kas tuua see varem sisse või siis lõpus selgemalt raamistada, kui see potentsiaalne viigimurdja praeguses segases olukorras, see aitaks vältida seda teuseks mahhina efekti ja seoks selle loogilisemalt ülejäänuga. Täpselt. Need muudatused aitaksid kindlasti materjali veelgi tugevamaks ja lugejale praktilisemaks muuta. Ootame huviga materjali uuendatud versiooni edasiseks aruteluks, kui autoril selleks soovi on.